Tere! Täna oleme tulnud siia Soomaale Aesoo. Küla on siin, ongi selle koha nimi vist Aesoo. Siia langi peale ma tulin sellepärast, et siin 1,5 aastat tagasi käisime me siin RMK esindajatega just siis, kui see juhtkond nagu vahetus ja tundus, et asjad nagu hakkavad õiges suunas liikuma. Kuna siin on see metsis elupaik, siis lubati, et siin nagu raiet ei toimu ühesõnaga. Ja eelmine talv see läkski niimoodi, et ei toimunudki. Aga nüüd tuleb välja, et siiski tänavu aasta on see siiski siis, või eelmine sügis on see siiski maha lõigatud, nii et see on siis näide sellest, et mismoodi siis need uued RMK esindajad nagu sõna peavad, et mis siin on veel, nagu siin oligi, et see alguses oli ka, et see ei ole eriti suur, see lank siin mingisugune, ma ei mäletagi täpselt 1,6 või mis ta suurus oli, mis ta siin seal oli, eks ta nii võib olla ka siin 1,5–2 hektari ümber. Et nagu ei ole vaja, aga ma ei tea, et siis kas siis nüüd tõesti materjaliga on nii tuuga, et peab niisugust asja tegema. Ja seal minu teada oli juba sel ajal nagu oli seadus ka vastu võetud, et metsis elupaikades nagu lageraiet ei toimu. Aga siis, eks siis on igaüks ise saab aru, kui sõnapidajatega need siis on need RMK uued esindajad ühesõnaga. Ja siin muidugi, mis siin on minu jaoks veel teine niisugune väike moment, et siis nagu ma aru saan, siis nüüd on valmistatud siis ilmselt see lõikus siis ikkagi toimus kas eelmine suvi või sügis. Ja siis on nüüd siin nagu siis see lank siis ette valmistatud istutamiseks, et eks te siin ise kõik näete, et mismoodi siis nüüd siis seda taime siia tahetakse istutama hakata, et ma küll ei kujuta ette, et siia veelompi või siis siia ülesse künka peale tahavad nad seda istutada, et see on niisugune väga pehmelt öeldes imelik tegevus, sellepärast et targem oleks ju, arvestades selle langi suurust ka, oleks võinud ju sellise pinnase teistkordse lõhkumise nagu ära jätta, et siin nüüd ükskõik, ma isegi ei saa aru, tähendab vanasti ma tean, et kunagi see nõukaaeg oli ka alguses seal, oli mingi katsetus, löödi mingid lapid ja sinna siis nagu istutati need männitaimed, aga see oli natuke ikkagi nagu rohkem võeti see sammal ära sealt pealt ja tehti ta paljaks, et arvati, et sinna on ta nagu hakkab paremini kasvama, aga siin nüüd ma nagu hästi aru ei saa, et kuhu siis nüüd see, kuidas selle taim siin nüüd siis veeaugus kasvama hakkab, et siin nüüd ma küll ei usu seda, et vanasti nagu, või mis vanasti, aga nüüd nad nagu siin tänapäeva see moodne metsaistutus, see mineraliseerimine, nagu nad seda nimetavad, et tänu sellele pidi see taim kiiremini kasvama hakkama, aga ma ei tea, kas need veeaugud üldse suvel võib-olla mingil ajal võib-olla, et kuivavad ära. Aga ma ei tea, siia nüüd seda taime küll istutada ei saa, nii et selle asemel, et oleks last siis selle loodusel ta ise siin ära istutada, oleks jätt selle teistkordselt selle veel selle pinnase üles nagu lõhkumise ära, et siin oleks vähemalt 50 aasta pärast oleks kindlasti korralik männik peal olnud niisugune istand, siin kõrval on näha, et siin on päris hästi, siin eespool oli ka ühes kus oli teha, kus oli looduslik ise istutus, et kõik nagu toimib, aga tuleb välja, et RMK-l on raha küll ja igasuguste lolluste jaoks nagu jätkub seda veel päris palju, et mets küll hakkab otsa saama, aga eks siis nüüd on ju, peavad nad ju siis hakkame täis istutama seda maad, mis nad on üles kündnud, aga minu hinnangul siit küll mingisugust efekti ei tule, pigem on see jälle järjekordne looduse lõhkumine ja minu jaoks täitsa aru saamata, et üldse, et ma ei tea, kas see Soomaa on nüüd siis
kui suures ulatuses ja mismoodi teda, ma ei olegi päris täpselt aru saanud üldse, et mismoodi need kaitsealad on, mis seal on, kus ei tohi üldse midagi ja teised, et noh, see on ka jälle juriidiliselt nii peenelt paika pandud, et igaüks võib seda väga erinevalt tõlgendada. Aga noh, fakt on see, et metsis elupaigad on nagu kaitse alla võetud ja need juba võeti siin paar aastat ja eriti just seesamane juhtkond, kui tuli, seadis endale eesmärgiks selle tegevuse, aga noh, nüüd nagu tuleb välja ka veel selle Riigikontrolli auditist, et sellest nagu ei ole kinni peetud ja noh, siin, mis siin ikka pikalt rääkida, et siin on ehe näide sellest, et lubati, aga tegelikult sõna ei peetud ja eks siis igaüks võib ise arvata, mis ta siis sellest praegusest RMK uuest esindusest arvab, et minu meelest ei ole seal midagi muutunud, nagu ta vanasti oli nüüd nagu veel, kui siin meediast kuulata, siis tahetakse jälle teha mingisuguseid lepinguid, ilma rahata kellegile mingisugust hüve anda, et noh, aga noh, eks siis järgmise korrani, et aga aitäh teile!